õpetaja just sellest, et inimene oskaks ennast veidi kallimaks pidada, et ta ei vahetaks oma rõõmusid lõbude vastu, et ta ei vahetaks oma elu plastmassi vastu. Niisiis, katsuge mind ära Maasing, kelle elu Uku Masing mõjutas. Ilma, et nad oleksid olnud tema jüngrid, ilma nagu öeldi, et et kes tema iga sõna võtsid ümberlükkamatut tõena, ilma, et ta oleks inspireerinud neid siis kas loomingule ja ma valisimegi Mihkel Kukega pealkirja, et Uku Masingu mõju 60. 70. aastatel, kuigi tegelikult ilmselt tuleks siia ka osa 80. panna ja ma räägiksin nendest nähtamatutest Uku Masingu järgijatest ja ma mõtlen seda, et kui näiteks Jeesus ütleb piiblis, et mida iganes oled sa teinud oma vähematele vendadele, seda sa oled teinud mulle, et ka vist selles osas ei jäänud Uku Masing võlgu. Tema oli ka paljudele vähematele vendadele, kes enamasti tulid, võib-olla alamast keskklassist heal juhul, kes olid poolharitlased või napihariduse või nõukogude haridusega, kellel puudusid kodus võib-olla isegi teatud vaimsed traditsioonid, kes olid samas võib-olla kasvanud nõndanimetatud korralikes peredes, eetilistes peredes, nagu me enamikus kõik ja ka siiamaani, aga kes leidsid Masingus võib-olla just ühesõnaga kinnituse selles ajas või vastuste sellele ajale, kus õhus rippus väga palju küsimusi ja ma võiksin ütelda, et ka edaspidi, et ei ole mind huvitanud ei need katedraalid ega kultuurilooming ega kõik muud asjad, vaid pigem see vaim, mis on inimesi pannud neid asju selliselt tegema. Ja ma arvan, et ka Masingu puhul ongi see vaim võib-olla kõige tähtsam ja see on ka, miks teda ei anna lahterdada, miks teda ei anna kuhugi kasti panna ega klassifitseerida. Ja ma mõtlen, et kuigi ma nimetasin, et neid inimesi, keda paelus tema vaim, ega nad ise vaevalt seda oleksid nii sõnastanud ja vaevalt, et nad üldse taipasidki seda, miks just Uku Masingu kirjad neid nii paelusid. Ja ma loen ennast ka nende hulka. Ja suures osas ilmselt me ei suutnud üldse tema mõttekäike jälgida ega saanud lihtsalt aru ja praegulgi ma võin ütelda, et paljud asjad lihtsalt on üle minu teadmiste, üle minu eruditsiooni, nii palju kui mul seda on. Ja ma ei ole vaeva näinudki sellega, mis seal täpselt öeldud on, aga paljud tema asjad said, võiks ütelda, peaaegu maksiimideks kogu elu korraldamisel ja muidugi seda võidakse akadeemilistes ringkondades, seda kihti võidakse hakata pidama või võiks pidada võib-olla mingid kaasajooksikud või kuidas tahes, aga siiski oli see, et palju noori leidsid oma elule tähenduse, uue tähenduse. Sest see, millest me aru saime, mis kohale läks, see oli otse kui vastuseks neile küsimustele, mis tollasel põlvkonnal õhus rippusid. Teda võib pidada ka üheks suureks autodidaktide õpetajaks. Ilmselt ei ole nõukogude ajal kedagi ega midagi nii hulgaliselt ümber kirjutatud. Ma nimetan siin just seda spetsiifilist sõna, sellepärast et sõna paljundama ei tohtinud kasutada. Nõukogude ajal ei tohtinud midagi paljundada, ümber kirjutada võis. Ja just kui nimelt Uku Masingu kirjatöid. Ja vabandage, et ma kasutan seda sõna kirjatöö, siin kasutati vist tekst, üks proua nimetas seda, aga ega minagi paremat oska. Keskaja kloostrites oli üheks õndsuse saavutamise viisiks, sest ega kirjutusmasinad polnud tollal sugugi lihtsalt osta, vaid sageli oli see väga keeruline protseduur leida mõni Nõukogude asutusest maha kantud masin, sest korra järel oleks tulnud needki purustada. Sageli olid need slaavi tähtedega või tähestikuga, leida siis remondimees, kellel oli ladina tähestiku komplekt mingeid salapäraseid teid mööda tema kätte jõudnud.
hiljem oli siiski ka võimalik kohverkirjutusmasinaid läänes saada, aga alati riskitud. Muidugi ma saan rääkida ainult ühest ringist. Tähendab nendest, kelles mina liikusin. Küllap oli ka teisi ringi ja ma pean ütlema ka seda, et paraku Tartuga oli minul isiklikult kontakt Tartu noortega väike, sest üks vahe, mis minu meelest oli Tartu ja Tallinna noorte vahel, oli see, et Tartus pandi üsna palju rõhku alkoholile. See oli see, mida näiteks meie, eriti ma võin pikemalt ka rääkida, millega need seotud asjad olid, aga Tartus tundus sageli, et domineeris väga palju seltskonnas. Kirjutab sellest, või tähendab, ka filmis on näha, kas Franny ja Aleksandrit on keegi näinud, Ingvar Bergmani. Seal on üks rabi jutustus või rabiinlik jutustus teelistest, et me oleme kõik teelised ja me kõik läheme ühes suunas, aga enamik inimesi läheb ühesõnaga mööda kindlat ühesõnaga laia teed. Aga see tee on tolmune ja päike kõrvetab nende nii-öelda pealagesid ja tolm jalgadest, tuhandetest jalgadest üles sükutud tolm paneb nad läkastama ja varjab vaadet ja nad higistavad seal aga nad lähevad selles suunas. Aga on teised, kes lähevad tee kõrvalt mööda metsarada. Ja nad ühesõnaga puud annavad neile varju, nad võivad kosutada ennast allikast, käia, magada sambla peal ja nii edasi. See meenub mul alati sellega, see, milliseks kujunes see elu. Ma ei söanda nimetada Uku Maasingut escapistiks või isolatsioonistiks. Ta lihtsalt minu meelest seisis nii palju kõrgemal nendest asjadest või tähendab, ta nägi teises dimensioonis asju ja ta õpetas ka seda nägema. Ei õpetanud mitte selliselt, vaevalt, et ta meiesuguseid õpilasi üldse omaks oleks tahtnud tunnistada, mingi karvastik, kamp lihtsalt midagi. Aga näete, niimoodi see asjad on, ega ta ei ole esimene mees, kes pettunud on. Hesse peale Steppihundi kirjutamist oli jahmunud ühesõnaga, et mingid noored nolgid teda hakkavad jäljendama. Nietzsche peale oma Zarathustra kirjutamist oli sügavalt pettunud, et oma arust oli teda 60-stele kirjutanud. Beckett näiteks, räägitakse palju kuldsetest 60-ndatest, siis pange tähele, et enamikus on need rääkid endised komsomolijuhid ja muud taolised. Aga need olid kuldsed 60-ndad ka teiste jaoks ja need elasid sootuks teistmoodi. Vaieldamatud olid 60-ndad omamoodi nihkepunktiks nii neile, kes elasid nõnda nimetatud vabas maailmas, kui ka neile, kes elasid raudse eesriide taga. Ja mismoodi kellelegi seda ma püüan järgnevalt visandada. Tähendab, ma ütlen veel ühte asja. See teadus kuidagi või see kuidagi soov teistmoodi elada ja teistmoodi olla, see ei tekkinud mitte niimoodi, et me oleksime kuulnud, et et Ameerikas tehakse seda, et nüüd on parasaeg meil ka seda teha. Vaid lihtsalt kummaline küll, aga kui ma nüüd tagantjärgi vaatan, siis need protsessid kuidagi käisid paralleelselt. Tähendab, ühesõnaga, nad täitsa spontaanselt nii-öelda samad tendentsid olid ka siin maal, kuigi on üks suur erinevus. Nimelt Ameerika Ühendriikides oli 60-ndateks oli 60% elanikkonda oli tähendab alla 16 aasta. Põhimõtteliselt võib ütelda, et maailmas on kaks süsteemi, üks, kes usub, et ühiskonda on võimalik parandada ainult siis, kui iga üksik selles paremaks muutub või saab, või siis ühesõnaga teised, kes jälle usuvad, et kui me muudame ühiskonda, siis läbi ühiskonna muudame inimesi paremaks. Arvata, et ta nii kahene ei ole kunagi, küllap on ka süntees selle vahel, ja see, ma mõtlen, tegi ka Uku Maasingu apoliitiliseks, sellised apoliitilised, näiteks ma võin ütelda, et tema käsikirjad ei olnud keelatud. Muidugi, kui oli läbiotsimine, võeti ära kõik, mis oli masinkirjas, läbivaatamiseks, nagu öeldi. Aga ma tean isegi kohe konkreetselt ühte juhtu, kus tema käsikirjad anti tagasi. Kas siis peeti teda nii ohutuks või eluvõõraks, või oli ta nende meelest piisavalt vasempoolne, sest ta oli ka tegelikult kodanluse ja võiks ütelda seltskonna vastane.
seda seltskonna vastast muidugi, seda olime me lugenud juba Schopenhaueri elutarkusest, aga Masing vabastas, võiks ütelda, ma pärast võib-olla nimetan, millistest illusioonidest või millisest pettekujutustest ta võib-olla aitas meid vabastada juba tollal selles mõttes, et me tõesti, no ma nimetan, et mina, ega üldistada neid asju ei saa, ma saan rääkida ainult oma kogemust. Ja muidugi teistpidi võiks ütelda, et see, et mitte nemad ei viinud seda absurdi või groteski, vaid Jumal tegi nende läbi tühjaks ühe Paabeli torni ehitamise. Nüüd on muidugi patuoinasteks Ristlan, Naan ja kahtlemata KGB. Koerad on süüdi, mitte need, kes koerad välja õpetasid ja need ründele suunasid, aga olgu sellega, kuidas on. Ja muidugi päris sõltumatu ei saa ühiskonnas. Lasime end paari nädalat mööda Võhandu jõge, Pühajõge, 5 autokummi või veoautokummist tehtud parvega allapoole ja sinnamaani kõik allapoole läkski. Aga ma siiski millegipärast on, et see jõgi, mida mööda me allapoole lasime, oli siiski elujõgi. Ja sinnani ma olin juba vist kuskil 7-8 aastat tööd teinud usinalt ja sellest peale hakkasin ma siis ennast iga kevadel töölt lahti võtma, see oli nõukogude ajal võimalik ja sügisel tööle tagasi. Ja suved otsa käisin mööda metsaradasid ja enamikus üksi ja võiks ütelda, et ma tutvusin seal iseendaga. Ma räägin endast, aga tegelikult siin on osa midagi Masingust. Tema kinnitas sageli, võib-olla vaistlikkus seda tegema. Ja see kohtumine iseendaga, see on selline asi, mis pole mind maha jätnud, on väga hea, kui sa oled kui sa oled oma eneses kodus. Ja see oligi võib-olla see, ei ole minust ühesõnaga rääkijad, mis oli just selle Masingu juures see, tema see fenomen. Ma mõtlen ühesõnaga seda, et ta oma kriitilise silmaga, oma erakordselt täpse vaate pilguga lõhkus maha kõik selle kodanlikud, seltskondlikud, tervemõistuslikud barjäärid. Nii et inimene lihtsalt oli sunnitud pöörama oma pilgu iseendasse. Väljapool olid ainult varemed. Ja kui näiteks siin üks sellest loomingulisest seminarist osavõtja, teie proua seal, ütlesid, et maailmas on nii palju kirjutatud ja et juba nii ilusti kirjutatud, siis ma võiks ütelda, et enamik meist tundis seda sama, kuigi jah, kahtlemata olid ääre peal olid sellised boheemlikud ringid ja teatud taotlustega ringid, aga minul oli vähemalt otsus olemas, et boheemlasena või kunstnikuna, mis tõotas ka veidikene suuremat vabadust, jään ma ikka kas nii või teisiti kodanluse teenistusse. Sest ega sa võid ka seda auväärt kodanlast lausa sitaga pilduda nagu pärdikaga, raha, leivatükki saad ikka temalt. Ja sellist sõltuvust ma ei tahtnud. Sellest ma andsin aru. Ja nii võib-olla oligi viis mu tee mind kiriku juurde, aga see oli muidugi pikk tee, aga nii siis ma nimetasin ühe asjana, et Masing lõhkus maha kõik väga paljud ühesõnaga illusioonid, aga samas ma ei saaks teda nimetada nihilistiks, teda on nimetatud ka skeptikuks, võib-olla tema ise oli skeptik, aga kui üldse ta millegi juurde vähemalt teatud osa oma lugijaist juhtis, võib-olla pigem stoitsismi juurde. Ja tähendab, ega põhimõtteliselt milles me siis pettume ikkagi oma eelarvamustes, oma nimetustes ja siin on võib-olla veel asi, ma arvan, et Masing ei pannud ühelegi asjale etikette külge. Ta ei nimetanud asju. Ja samamoodi ja need, mis olid juba ära nimetatud, millel olid sildid juures, neid silte ta tõmbas hoolega maha. Ja selles mõttes oli ka see, et ta minu meelest õpetas õppima inimesi. Ja viidates sellele, mis on inimeses ühesõnaga tähtis, ma pean piiblit jälle tsiteerima, mis kasu on sellest, et inimene võidab kogu maailmaga, kaotab oma hinge või mida võib inimene oma hinge lunainaks anda. Aga see oli pikk tee, enne kui ma kiriku juurde jõudsin, sest ega see
tema objektiks oli tõepoolest inimene ja Jumal, mitte riik või rahvas või mingi poliitiline kord ja ei saa muidugi Maasingu puhul näiteks, ma ei kujuta ette, näiteks Viidingust oli film, et ta oli ahistatud Nõukogude korrast, see oleks liiga lihtne see asi, ma arvan, ka Maasing ei olnud ahistatud Nõukogude korrast. Praegu minu meelest on inimesed ahistatud hoopis võib-olla inimeseks olemisest. Sest häbitunne on selline asi, kui mäletate Tarkovski Solaris, Kibarjan küsib, millal ükskord hakkab inimeste läbi. Minul ei ole küll häbi venelaste pärast ega laplaste ega kellegi pärast. Kui mul häbi on kellegi pärast, siis on mul oma rahva pärast häbi, iseenda pärast häbi. Kuidas see väljendub, see on veidikene teistmoodi. Ja ma ei arva, et Maasingut pidurdas see mingil määral Nõukogude kord. Vastupidi, ma olen mõtelnud, et praegu tahetakse muidugi, kõik tahavad võlukepikest saada, aga selleks, et seda omada ja kanda ja säilitada, selleks on ka vaja võlukübarat, mis sind nähtamatuks teeb. Ja Nõukogude kord oli see, kes selle Maasingu nähtamatuks tegi. Ja tänu sellele ta meil on olemas. Kui ta oleks võib-olla mõnel teisel, kui ta oleks saanud ennast avaldada, paraku me oleme inimestena kõik piisavad edevad ja tahame tunnustust saada ka me, kuigi me samal ajal seda tunnustust võib-olla isegi põlastame. Aga siis oleks olnud meil üks nii-öelda rahvusvaheline kuulsus jälle, nii nagu nad on praegu, ütleme, spordikuulsuste näol ja lasevad meil rahulikult lösutada oma mugavates tugitoolides ja tunneme uhkust ühesõnaga oma sportlaste üle ja tunneme uhkust ühesõnaga oma dirigentide asjade üle, aga kui palju me sellest ise osa saame. Ja niisamuti võib-olla oleksime ka uhkust tundnud Uku Maasingu üle, aga kas see, mida ta õpetas, see, mida ta nii-öelda endast kuulutas, see võib-olla oleks paljudele kaduma läinud, sest tema kirjutiste puhul on ju see, et enamik neist ei olnud nõnda nimetatud tellimistööd, lootustki polnud tal neid avaldada ja tema kätt ei vorminud mitte ei tsensuur ega ka mingi toimetamaitse. See on alati igasuguse loomingulise töö juures nii-öelda paraku määrav, et tahes-tahtmata hakkab see sulg käima seda rada mööda, mida sa arvad, et sinu toodetakse. Tema oli sellest vaba. Ja võib-olla see ongi see, miks ta selliseks nii-öelda suureks on teinud. Ja mida siis veel? Nii et ma ütlen, et ma räägin, tähendab, William Blake kirjutab niimoodi, et iga inimene, kes pole arhitekt, ma ei tsiteerin vabalt, arhitekt, poeet, maalija, ma ei mäleta, mis seal veel ei ole, või inimene, kes ei ole seda, see ei ole kristlane. Ta nimetab muidu Jeesust absoluutseks kunstnikuks. Ma mõtlen siiski seda, et loovusel on ka teisi võimalusi. Millegipärast me samastame loovuse alati avaldamisega. Umbes, et looming on see, mida avaldatakse. Tähendab, looming võib olla ka see, mida ei avaldata. Tähendab, loov suhtumine ja võib-olla see on ka üks, mida Maasing sõnaga, Maasing võib-olla samuti vähemalt mulle õpetas. Ja seesama teadmine ka, et tõesti, nii nagu kogu aja raamatu lõpuski ja Jumal on teinud kõik asjad nii, et siin ei ole mitte midagi juurde lisada ega ära võtta sealt, see kehtib ka kirjutatu kohta ja ma usun üldse, kui Eestis on keegi nüüd, ütleme, nõukogude ajal head tööd teinud, siis need on tõlkijad olnud. Hakkas tulema läänest beatmuusika. Nimetagem seda beatmuusikaks. Ma võiksin panna kõrvuti mõtted, Maasingu mõtted ja näiteks Bob Dylani mõtted. Ja selles mõttes ühesõnaga mõtlen, et ta oli ühe teatud generatsiooni osaks. Oli tõesti nii-öelda
nii-öelda leib. Mitte tort, vaid leib lihtsalt. See on muidugi see osa, mida mina tean, mida me leidsime uued tähendab elu, ühesõnaga, me ei olnud matkad, me ei olnud turistid, mind ei huvitanud, mis järve ääres ma peatan, mind ei huvitanud see, kuhu ma sõidan, sinna, kuhu autod viisid, sinna sõitsin, tähendab juhuslikega sõitsin. Vahest olin 2 nädalat, olin üksi kuskil Metsajärve ääres, ühtegi inimest nägemata, välja arvatud iseennast. Sest ma ütlen teile ühte asja, kui öeldakse seda, armastage omaga ligimist nagu iseennast, siis selleks kõigepealt vist tuleks alustada seda, mida sa iseeneses armastad. Mis on see, mida sa armastad iseeneses? Kas tõesti see persona või see mina? Muide, Maasingu kohta tema vastuolud. Ta oli ilmselt väga tugev, tähendab andis mõista, et talle istu Freud ega Jung ega ta oli psühhoanalüütikute vastane, eks ole. Samal ajal ise pole vist keegi seda terve mõistnud, kui mina seda persoonat, ühesõnaga nii materdanud, nagu tema seda tegi. Ta oli Herbert David Lawrence'i vastu, ma ei tea, miks see talle ei meeldinud. Aga samal ajal kirjutas kiitis oma verd. Lawrence kuulutas, nagu öeldakse, vere ja ihu evangeeliumit. Aga Maasing tegi seda samuti. Need sõnad, mida Pädar Aado ütles, ma ei tea, see on ingli kirjutaja sõrmed on vilkad nagu ingli raudsulg või vastupidi. Ja näiteks eksistentsialismi filosoofia vastu oli ta samuti eksistentsialismi vastu. Samal ajal jutustas ta ise ka seda sama eksistentsialismi. Nii et mõnes jäi ta ikkagi oma põlvkonna lapseks, nii nagu me kõik, mina samuti. Jumal tänatud. Nii, võib-olla minu jaoks võib-olla kõige olulisem. Muku Maasing oli sillaks usu ja kiriku vahel, tähendab vaid kirikusse nendele, kes ei olnud kodus kaasa saanud usulisi traditsioone. Ja vaevalt, et ütleme, nii-öelda see traditsioonilise ütleme, kiriku kuulutus tollal oleks, ütleme, mingil määral paelunud ühesõnaga inimesi. Läbi tema tulid kuigi muidugi kirikus omakorda öeldakse niimoodi, et ta on mitu generatsiooni pastorid nahka pannud ühesõnaga, aga ära rikkunud, aga tegelikult on niimoodi, et siiski tema oli see tõepoolest see sild või see preester, silla ehitaja, kelle läbi inimesed tulid Kristusele ligi. Kaks tundi. No ilmselt ma ütlen, et 63. aastal ma hakkasin tema asju läbi Laigna nagu lugema. Ja edasi ma ei mäletagi, kust kaudu need kätte tulid, aga ma arvan, et mul on masikirjas küll kõik olemas asjad, mis üldse olla võivad. Aga hiljem nad hakkasid rohkem liikuma. No tähendab, mis mõju? On mõned maksiimid ühesõnaga, mida ma kannan tänapäevani. Ära mine sinna, kus su teistmoodi olemine silma paistab. Ma olen püüdnud vältida ühesõnaga asju, mis ei ole minu koht. Suhtle nende inimestega, kes on sinu ühesõnaga, kes on sinu ühesõnaga, niimoodi nagu sina. Sest praegult on niimoodi, näiteks Norbert Wiener, siin samas nimetati elusamus, eks ole. Norbert Wiener kirjutab, mida parema või tõhusama informatsiooniga inimene varustatud on, seda ühesõnaga elusam ta on. Ma toon näite. Pärdik loomaaias on elus, eks ole. Edukas samuti. Ilmselt tuuakse talle see teine emapärdik veel ette, eks ole, saab banaane iga päev. Inimesed vaatavad, ma olen ise näinud, kuidas vanast mängusid, või püüame saada osa sellest mängust, mille Jumal on inimesele andnud ja minule ekstra. Isegi kui see osa on väike, kui see osa võib isegi halb olla, aga mida on mängu võetud. Sest ega ka halba osa tuleb täita. Ma arvan, et see Marta ja Maarja lugu, ega see polegi niisama lihtne. Sest kõik me tahame head osa valida. Aga meil ei ole valida mitte midagi. Meil tuleb kanda seda osa, mis meil on antud, aga see osa tuleb ära tunda.
ma ei oska konkreetselt ütelda, mis asi, ma arvan ühte asja, mul on hea meel, et homme on siin lektorite hulgas ka Jaan Kiivit, sest tema ilmselt on üks diskreetsemaid Kiiviti õpilasi. Maasiku õpilasi, ja Uku Masing on kirjutanud, Eevad Saab kõnelenud, et siin kandis arvatavasti oli Padise kloostri ja Padise kloostri munkade pikaajaline mõju. Ma olen kunagi selle peale mõelnud, et see munkade tähele pannud sageli, kuidas Uku Masingu lugemine on muutnud inimeste keelekasutust, tähendab eesti keele kasutust. See torkab kohe silma, vaatad ja sõna kohe näed. Muidugi ta on ka pisemates vormides seal mingi Tartu mingisugune plätserdaja, tarvitab seal seda Y-it ja see asja. Aga keele struktuuri kasutus ja see on tegelikult ikka väga lummav, midagi pole ütelda. Ma ei teagi, kas seda fenomeni üldse sellised on uurinud, mis selle keele teeb, eks ole. Võib-olla on hoopis mingi võõrkeelde mõjud. Ja oma korteris elupaigas. Ja kui me sellisena Maasingut võtame, siis me oleme väga tänulikud tänase informatsiooni eest, mis püüab olema võrdlemisi erapooletu. Vaat see erapooletuse saavutamine, see vaatleja, nagu sa ütlesid, tarbija, pilk, see on, mida me vajame. Aga kes vaatleb nii, et kas ära visata või külmkappi panna laste jaoks, nende elulugude uurijad, niisugused teadlased, niisugused jüngrid, kui tahame kasutada seda meremeestes Jumal. Ei vii asja edasi, aga meie täna oleme suure sammi edasi saanud. Maasiku puhul. Sest on ikka asju, mis on väga spetsiifilised ja mis ei ole, mis ikka pigem kuuluvad tõesti õppinud meeste valdkonda, aga just see osa, mis kuuluks ühesõnaga päris tavalisele inimesele lugeda, vabandust, see sõna tavaline, ükski inimene ei ole tavaline, aga et mina siiski leian, et seal on teatud elujuhiseid, mis on eriti praegult just, kus ühesõnaga inimesi, noori võib-olla ahvatletakse selle uue püha kolmainusega, see edu, kuulsus, raha, eks ole. Ja näiteks kui Looris kirjutab, et me oleme kaitstud idast tuleva invasiooni või agressiooni või mõjutuste eest, aga me oleme täiesti kaitsetud läänest tulevate eest, eks ole. Et millega saaks ühesõnaga kaitsta inimesi, et nad saaks aru, eks ole, sest ega põhiliselt kas nii või teisiti, ega kommerts ja asi suundub alati laste suunas, eks ole, noorte suunas. Et kuidas nemad suudaksid ennast kaitsta, et nad ei mängiks maha seda, mis on neile nii-öelda sünniannina kaasa antud. See on üks ilus võimalus, sellest kooti, et jagasin inimestele laiali ja leidsin, et see oli pärit raamatust, mis 36. aastal välja anti Noor-Eesti poolt, 150 algust kooli. Ja seal on üks 3 või 4 Maasingu palvet sees. Äkki võiks niisuguse asja uuesti algatada ja tänapäeval vaadata need vanad läbi, mis sealt kõlbaks, mida võiks võtta, paluks õpetajast, võib-olla noortelgi, võib-olla järgmine aasta Uku Maasingu suvekoolis kirjutada neid alguseid, nii nagu me täna hommikul kirjutasime siin. Ja võtta see ette, minu meelest need lühikesed algused on tehtud päris head, millest alustada. Samamoodi ka see. Käi oma südame teedel ja oma silmavaate järele ja hoia paha, oli vist ja hoia paha emal oma ihu. Aga tead, Jumal viib sind kõige sellest kohta. Võtan selle sama Maasingu kirjutatud, mida muide kordab täpselt sõna-sõnalt, mitte sõna-sõnad, aga sama mõttega Hermann Hesse Steppi hundi üks tegelani Hermine. Et kui ma olin noor, siis ma vaatasin asju ja inimesi